ja siis ma vajutasin seda reaalselt ja mitte päris ei vajutanud, aga ma lõin seda ja te ei taha teada, mis sellega juhtus. Jou rahvas, siin Team Fast2 ja täna oleme me tagasi. Täpsemini öeldes kui te mäletate sihukest videot, minu vigade jutustus, siis pärast seda mul juhtus kohutavalt palju õnnetusi. Mul juhtus kodus, mul juhtus koolis, mul juhtus, ma ei tea, kus iganes võis juhtuda. Aga igatahes me siiski oleme tagasi jälle vigade jutustusega ja teine episood siin see on ja täna me ei räägi sellest, mida ma kodus olen teinud, vaid eriepisood sellest, et mida ma koolis olen teinud. Igatahes me alustame sellest, et oli üks esimene lugu algab sellest, et oli mul koolitunnid peaaegu läbi, eelviimane tund oli mul. Ja see oli 2 nädalat tagasi kusjuures ja kolmapäeval. Ja mis siis juhtus oli see, et ma ei tea, mis depressioon mul tekkis, aga ühed siuksed nagu alarminupud on meil koolis, mis nagu ajavad nagu häiretööle, no need tuletõrje häired on ja. Ja siis ma vajutasin seda reaalselt ja mitte päris ei vajutanud, aga ma lõin seda ja te ei taha teada, mis sellega juhtus. Okei, ma lõin jah seda ja nagu nii te tahate teada, mis sellega siis sai. Alarm läks tööle, terve koolis ma arvan enamik inimesed ehmatasid ja mina isegi ehmatasin, ma ei tea kuidas ja ime oli see, et lihtsalt direktor minuga nagu täpselt ei pahandanud nii hullusti. Ta rääkis muga nagu rahulikult ja see oli hämmastav. No muidugi see on ju samuti tore, aga ikkagi hirm oli mul ikkagi sees. Noh, ikkagi meesõpetaja. Aga järgmine lugu siis juhtus meil jah, ma ütlesin koolis muidugi, aga see järgmine lugu ei ole muidugi tore, sellepärast, et jah, ema segas mind ja ma tõesti vabandan, sellepärast, et ta ei teadnud, ma praegu videot teen. Aga jah, ma hakkasin rääkima sellest, et üks juhtum oli siuke, mis ei olnud päris tore. Oli niimoodi, et see oli samas ka minu viga, no aga samas ka teise viga minu arvates. No see on kelle teise nagu arvestada. Aga igatahes oli niimoodi, et ma võtsin meil on koolis siuke reegel, et toitu sööklast ei tohi välja viia ja siis oli niimoodi, ma võtsin toidu ja ma läksin sellega välja, kuna ma söön seda ikkagi ära, kui ma võtan ja oli lihtsalt niimoodi, et mingi väike poisike nägi mind ja siis pärast seda läks ta direktorit otsima, aga ta ei löinud, aga kui väikeste vahetunni lõpuks oli direktor tagasi tulnud, siis ta kiitus kõik ära. Ja pärast seda ma läksin närvi. Ma läksin talle lihtsalt niimoodi rusikaga peale. Ma ei tea miks siiamaani. Ja sellepärast ka, et ja pärast seda, kui ma vaikselt läksin talle peale, ma vaatasin tagasi. Direktor vaatas mulle vastu. Karjus teisest saali otsast, et nii, see ei meeldi mulle. Ta karjus teise saali otsast, et sa tule siia, mida sa teed seal, on ju? Ja siis ma lihtsalt läksin ära. Aga ma teadsin, mul pole mõtet ära joosta, kuna tahaks nagu nii minuga niimoodi rääkinud, siis ma jäin lihtsalt seisma. Rääkisin direktoriga ja ta hoiatas mind, et ta helistab mu emale kõike väike särki ja siis jah, see on väga hea. Ja siis ma palusin ja siis ta lõpuks ei helistanud ikkagi, mis oli muidugi mulle õnneks, aga ma ikkagi ise rääkisin. Kas pole mitte tore ju? Aga ma siis arvan, et selle episoodiga on kõik. Ma lihtsalt nagu loodan, et te nautisite seda videot, et mulle isegi nagu oli samas ka meedis seda videot nagu teha. Ja ma loodan, et jah, teile meedis, proovime saada 8 laiki muidugi täis. Ja pange subscribe, kui te olete uus mu kanalil ja jah, like, subscribe, Instagramsi
Instagrami nimi, täpselt öeldes. Ja loodan, et teile see meeldis. Loodan, et teile meeldis Hide and Seek mu sõbraga. Muidugi ja kui te ei ole ikka veel tema kanalit vaatanud, minge teisele selle Hide and Seeki videole, minge sinna descriptioni, minge tema kanali ja tema tegi ka minuga video. Et minge tšekkake tema kanal muidugi sealt muidugi üle. Ja jah. Läheme siis järgmistes videotes. Davai! Hai! Nägemist!